Nõukogude Liidus oli ainult üks partei. See oli kommunistlik partei. Ainuüksi mõte, et võiks olla veel teisigi parteisid, oli mõeldamatu, riigivastane ja keelatud. 1987. aasta lõpul oli aeg küps ideeks asutada esimene alternatiivne erakond toonases NSV Liidus. Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei asutamiskongress peeti 20. augustil 1988 Pilistveres. Meid oli siin tookord üle 100 inimesi üle terve Eesti kokku tulnud. Oli noori, oli vanu, oli keskealisi. See on hea läbilõige. Koosolek algas Pilistvere kirikus kell 12. Ilm oli ilus, täpselt nagu praegu. Sel ajal oli inimestel jõudu ja tahtmist kuulata. Iga sõna oli tegu, iga sõna oli hästi oluline. Sugugi mitte kõik inimesed ei mõtle ju kõiges täpselt ühtemoodi, aga mingis väga olulises asjas olid need inimesed väga sarnased ja ühesugused. Kõigil oli üks väga selge soov ja eesmärk, et Eesti saaks vabaks. ERSP asutamine muutis Eesti toonast poliitilist kaarti. See andis usku vabaduse võimalikkusesse. Varsti oli Eestis juba 30 erakonda. Lõpuks ometi oli meil, Eesti inimestel, võimalik osaleda oma riigi ülesehitamises.